4 aastat pärast selle sõja algust on tavalised venelased hakanud tegema midagi, mille juhtumist Kreml veerand sajandit hoolikalt takistas. Nad räägivad kaamera ees, kasutades oma päris nimesid ja seavad Vladimir Putini avalikult kahtluse alla. Nad seavad kahtluse alla tema otsused, korruptsiooni ja räägivad isegi tema armukestest. Nagu sellest veel vähe oleks, andis Zelenskõi ka hoiatuse, milleks Putin pole valmis. Ja see polegi tegelikult hoiatus, vaid lubadus. Oma uues intervjuus ütles Zelenskõi, et juba mõne nädala pärast hakkavad tuhanded Ukraina droonid iga päev Moskvasse jõudma. Praegu tabab Moskvat 100 droone, ütleme kord nädalas. Kuid tuhanded iga päev tähendab kindlasti, et see sõda jõuab intensiivsuseni, milleks Putin pole valmis. Selles videos tahan ma teile täpselt selgitada, kuidas hirm praegu kogu Venemaal mureneb. Seejärel räägime ka mõjuisikust, kellel on miljoneid jälgijaid ja kes ütles avalikult Putinile, et ta ei karda teda. Ja loomulikult selle sõja parim uudislugu. Üks Vene poliitik, kes kaotab otse-eetrist täielikult enesevalitsuse. Temalt küsiti, miks ta ise rindel ei ole. Ja siis saime näha närvivapustust, mida ma arvan, et me pole kunagi varem näinud. Aga kõigepealt alustame tavaliste vene meestega, kes teevad midagi, mida venelased 4 aastat tagasi lihtsalt ei teinud. Ma arvan, et te teate, mida ma mõtlen. Minu nimi on Sam. Te vaatate saadet Business Basics ja alustame kõige suuremast loost. Ma arvan, et te teate, et Putini võimule suurim oht ei ole sanktsioonid ega isegi mitte see sõda. See on see, kui Vene avalikkus ei karda teda. Ja sellest oleme me rääkinud juba väga pikka aega. Arvake ära, see hakkab juhtuma. Vene inimesed kritiseerivad nüüd avalikult otse Putinit. Kogu selle aja jooksul kritiseerisid nad poliitikuid, võib-olla ka armeed, aga Putinit ennast nad nimepidi ei maininud. Aga nüüd nad toovad välja tema korruptsiooni, kritiseerivad tema poliitilisi otsuseid ja räägivad ka tema isiklikust elust. Nad räägivad isegi tema armukestest ja tütardest. Vaadake ise, siin on klipp. Vladimir Vladimirovitš, häädööd. Tere õhtust, Vladimir Vladimirovitš. Teate. Vladimir Vladimirovitš, lubage ma räägin teile ühe väikese saladuse. Siin lähedal on üks bensiinijaam, kus tegelikult on bensiini. Kas suudate seda uskuda? Ainus konks on järjekord. Pead paar tundi ootama. Ma võiksin sulle asukoha saata, aga hoia seda saladuses. Muidu venib järjekord veel mitme kilomeetri võrra pikemaks. Ütle mulle, Vladimir Vladimirovitš, kuidas on võimalik, et raketid ja droonid saavad vabalt üle Venemaa territooriumi lennata ja hävitada naftatöötlemistehaseid ning kütusehoidlaid? Mis hävitavad naftatöötlemistehaseid ja hoidlaid? Mis juhtus? Pärast 25 aastat ei viitsinud keegi korralikku õhutõrjet ehitada. Kus on kõik need S-300, S-400 ja S-500? Müüsid need Türgile ja kõigile teistele maha, jah? Õige. Sul oli tähtsamaid asju, millele raha kulutada. Oma kinnistud, paleed, jahid. Kuidas muidu pidi Volodja endale veel ühe uue jahi saama? Mul on ka ühte vaja. Kuhu kogu raha kadus, Vova? Sa varastasid kõik ära, aga unustasid riiki kaitsta. Ja nad ei katnudki oma perset. Kuidas nii siis? Nii et mida me nüüd teeme? Veedame ööd bensiinijaamades oodates ja päevad tööl. Võimalik päeval töötada. Muide, kuhu Kabajeva läks, Vova? Kas ta läks sinu jahiga ära? 2 sõjalaeva saatel. Sõjalaevadel. See on sõjaaeg. Ja see on väidetavad sõjaaeg. Kas sa oled täiesti aru kaotanud? Venemaad peaks kaitsma. See peaks olema sinu töö, aga sind ei huvita üldse. Ilmselt on sul täiesti ükskõik. Või äkki sa lihtsalt ei suuda? Kas Kabajeva lahkub? Või läks ta lihtsalt teist käekotti võtma? Vova. Vova. Sa tead küll ülejäänud. Sa said aru. Nüüd, selles videos mainitud naine on Alina Habibova, kes oli kunagi Venemaa parim võimleja, kuid nüüd räägitakse laialdaselt, et ta on Putini armuke, võib-olla isegi tema teine naine. Venelased on seda suhet aastaid vaikselt omavahel pilganud, aga nüüd teevad nad seda avalikult. Putin elab ühel pool luksuses koos endast palju noorema endise sportlasega. Samal ajal, kui tavalised venelased seisavad nüüd järjekorras bensiini pärast riigis, mis väidetavalt elab bensiinist. Inimesed kutsusid Venemaad varem maailma bensiinijaamaks. Nüüd muudab bensiini puudumine tõesti seda, kuidas avalikkus Putinit näeb. Muide, Putinit ei kritiseeri ainult üks inimene. See toimub igal pool. On terve hulk avalikke hääli, kes samuti selle kriitikaga liituvad.
Alles hiljuti kritiseeris Putinit naine, kellel on miljoneid jälgijaid ja kelle publikust Putin ilmselt varem eriti ei hoolinud, sest ta oli varem moeblogija ja mõjutaja, kuidas iganes sa teda nimetada tahad. Ta hakkas avalikult ütlema, et ta ei karda Putinit sellepärast, kuidas ta riiki juhib. Ta ei taha elada riigis, kus sul pole internetti, kus sul pole bensiini, kus sul pole ligipääsu sõnumiteenustele nagu Telegram. Enne kui ma teile seda klippi näitan, tahan ma rääkida ökosüsteemist, millest me, kutid, minu arvates eriti ei räägi. Sest ma ei tea. Isegi siin Ameerika Ühendriikides on olemas suur naisinfluencerite veebikogukond. Ma teadsin, et nad on suured, või ma arvasin, et nad on suured, aga ma ei teadnud, kui suured nad tegelikult on. Ja tead mis? Ma arvan, et Putin oli ilmselt samas olukorras, kus ta ei teadnud tegelikult, kui suur see osa veebikogukonnast on. Ja kui see klipp välja tuli, sai see 30 miljonit vaatamist. Vestlus muutus nii suureks, et Kreml pidi reageerima. Seepärast me sellest teemegi juttu, sest asi pole ainult selles, mida ta ütleb, vaid ka selles, kuidas inimesed pärast selle video ilmumist reageerisid. Ja see ütleb meile palju selle kohta, kui suur rahulolematus Venemaal tegelikult valitseb. Kuulake. Kuhu me üldse läheme? Millisesse pärapõrgusse nad meid viivad? Nad sulgesid Instagrami, Telegrami, YouTube'i. Nad võtsid kõik ära. Internet lõigati igal pool täielikult ära. Olgu. Võtame siis veel veidi kariloomi ja lihtsalt keerame vee ja elektri kinni ning istume seal. Sureme ära. Ma ei tea, kuhu see kõik viib. Ma saan sellest aru. Loomulikult tuleb tõepoolest mõningaid turvameetmeid rakendada, aga siin on see juba midagi muud. Minu meelest on see mingisugune liialdus ja ülepingutamine. Me peame end taas jalule aitama. Me peame kogu ühiskonnana üles tõusma ja sellest rääkima. Mis see on? See on vastuvõetamatu. Mis kuradid jama see on? See ei näe millegi moodi välja. Me ei jää vait. Tema nimi on Victoria Bonja. Ta on endine Venemaa telesaatejuht ja praegune rahvusvaheline moemõjutaja. Ta ei ela Venemaal. Ma arvan, et ta käis seal varem tihti. Ta elab Monacos, kuid tema jälgijad on kõik venelased. Kui sa lähed tema lehele, on kõik vene keeles. Nii et võib väga lihtsalt eeldada, et enamik tema jälgijatest on Venemaalt. See video, mille ta välja pani, on tegelikult 18 minutit pikk ja sai 30 miljonit vaatamist. Ja ta räägib seal paljudest erinevatest probleemidest, mis tal Putiniga on. Aga ma tahan lugeda seda lauset, mis on ilmselt kõige mõjusam. See on lause, millest kogu Venemaa räägib. Ta ütleb, ja ma tsiteerin, inimesed kardavad sind, Putin. Blogijad kardavad, kunstnikud kardavad, kubernerid kardavad. Aga inimesed ei peaks oma presidenti kartma. Mina ei karda. Tema video on küll üleskutse revolutsioonile, kuid sellele järgnenud reaktsioon räägib rohkem kui sisu ise. Kõigepealt ütles Venemaa kommunistliku partei juht, et kui Putin seda videot tõsiselt ei võta, võib tulla Vene revolutsioon 2.0, uus bolševike revolutsioon. Võib arvata, miks kommunistlik juht nii ütleb, aga siiski näitab juba see, et ta vastab Instagramis moemõjutajale midagi olulist. Ja vastajaks polnud ainult see kommunistlik tüüp. Ka Kremli pressiesindaja Peskov ütles, et tema mured on õigustatud ja ta kavatseb sellega tegeleda. Siis oli veel Kremli lemmikpropagandist Solvoi, kes nimetas teda väsinuks. Sa võid ise lugeda, mis see on. Siis oli veel üks saatejuht, kes hoiatas Kremlit naiste mässu eest, kelle ettevõtted suletakse, kes ei suuda tõusvate eluasemelaenu intressidega sammu pidada ja kelle lastel keelatakse ligipääs kõrgharidusele. See saab olema suurim lõhe võimude ja rahva vahel, mida Venemaa kunagi näinud on. Enamik venelasi on apoliitilised ja valitsuse suhtes umbusklikud. Nad avaldasid sõjale toetust lihtsalt selleks, et vältida isiklikke tagajärgi. Kuid nüüd näitavad küsitlused, et enamik soovib, et see sõda lõppeks võimalikult kiiresti. Kreml kasutas varem nende vaikimist tõendina, kuid nüüd astuvad venelased avalikult sõja vastu välja. Seega ei saa Kreml enam väita, et vaadake, keegi ei kurda sõja üle, järelikult nad toetavad seda. Just nii nad tegidki 2022 ja 2023 aastal. Ja nüüd on veel üks oluline asi, millele tähelepanu pöörata. Need küsitlustulemused, mis Venemaalt tulevad. Muidugi ei saa me küsitlustulemusi tegelikult usaldada, sest need on alati võltsitud. Aga sõja alguses, esimesel 2 aastal, näitasid küsitlused alati, et toetus sõjale ja Putinile on väga kõrge. Aga viimastel kuudel, 2026 aastal, on need küsitlustulemused, isegi kui need on võltsitud, hakanud langema.
nii et kuigi me ei saa konkreetset arvu usaldada, arvan ma, et suund, see fakt, et küsitlused, võltsitud küsitlused lähevad alla, ütleb meile midagi selle kohta, kuidas venelased tegelikult end tunnevad ja kuidas Kreml sellele kõigele reageerib. See tähendab, et ma olen kindel, et Kreml mingil moel, ühel või teisel viisil kontrollib neid küsitlustulemusi. Nii et kui Kreml ise avaldab numbreid, mis näitavad, et toetus on langenud, siis tähendab see, et Putin teab, et toetus on langenud. Nüüd teine asi, millest siin rääkida, on põhjus, miks kõik kurdavad. Ja ma arvan, et see on lihtsalt inimloomus. See ei ole mingi Vene eripära, kus inimestele ei lähe korda, kui midagi toimub neist väga kaugel ja see neid ei mõjuta. Nagu venelased, kes praegu kurdavad, nagu need 2 videot, mida me selles videos vaatasime ja kõik teised klipid, mida me seni oleme näinud. Inimesed kurdavad alati näiteks gaasipuuduse, interneti katkemise, Telegrami või Instagrami mittetöötamise üle. Nad kurdavad väikeste asjade üle, samal ajal ignoreerides miljoneid venelasi, kes kannatavad või surevad rindel. Venelasi ei huvita see tegelikult, kuid neid huvitavad sõja tagajärjed, mille Putin alustas. Ma arvan, et see on mingil moel lihtsalt inimloomus, kus inimesed seavad isiklikud huvid kõigest kõrgemale. Aga siiski ütleb see meile midagi. Ainus põhjus, miks me näeme kaebusi, on see, et sõda on koju jõudnud. Kütuse puudus, mida Venemaa kogeb, on tingitud sellest, et droonid tabavad rafineerimistehaseid ja naftabaase. Ja internetiühenduse katkemine on tegelikult kaudselt seotud teie droonidega. Näite, Starlink ei tööta Venemaa kohal. See on nagu geopiiranguga. Isegi kui ukrainlastel on see Starlinki terminal, mis on seaduslik, saavad nad seda kasutada. Nad ei saa seda Venemaa kohal kasutada, sest satelliit lihtsalt ei ühendu. Nii et kuidas ukrainlased on sellest probleemist mööda hiilinud, on autonoomsete droonide kasutamine või Vene SIM-kaartide või Vene telekommunikatsioonisignaalide kasutamine. Ja sellepärast ongi Putin interneti sulgenud. Ja kui ma ütlen, et Putin on interneti sulgenud, siis tegelikult on ta sulgenud mobiilse interneti. Nii et keegi ei saa interneti kasutada, kui nad kasutavad oma SIM-kaarti. Nii et loodetavasti ei saa ka droonid seda kasutada. See on lootus. Aga kahjuks ei paista, et Ukraina droonirünnakud oleksid vähenemas. Tegelikult, nagu Zelenski just lubas, tahab ta hakata saatma 1000 drooni Moskvasse, kui Putin rahuga ei nõustu. Nüüd, sellest lubadusest räägime kohe varsti, aga enne seda peame rääkima sellest, mis toimub kõige tähtsamas territooriumis, mille Putin on kunagi endale nõudnud. Praegu pakivad jõukad venelased sõna otseses mõttes oma kodud kokku, panevad kotid valmis ja lahkuvad Krimmist. Ma ei tee nalja, vaadake seda raportit. See raport jälgib kindlat mustrit, mis algas umbes 2 nädalat tagasi. Jõukad venelased Krimmis küsivad neid avalikult ümberasumisteenuseid Telegrami kanalite kaudu, kolimisabi ja transporditeenuseid, väärtuslike asjade transporti. Samuti ilmub kuulutusi, kus pakutakse erahelikopteri või paadiga transporditeenuseid Krimmist välja. Mingis mõttes on arusaadav, miks venelased tahavad Krimmist lahkuda. Vaadake, mida Ukraina on viimase 5 aasta jooksul teinud. Oleme sellel teemal teinud mitu videot, kuid siin on kõrvalmõju või täielik mõju sellest, mida Ukraina on teinud. Krimmis pole kütust, pole elektrit, pangad on suletud, poeriiulid muutuvad tühjaks. Ukraina kehtestab logistilise blokaadi nii maa kui mere kaudu, hävitades samal ajal kogu poolsaare energiataristut, et sundida Vene okupante vabatahtlikult lahkuma. Minu jaoks on selle kõige huvitavam osa see, et see operatsioon, logistiline blokaad, nii ukrainlased seda nimetavad, see operatsioon algas umbes 3-4 nädalat tagasi, võib-olla 5 nädalat, eks. Kui tahad olla helde, siis 5 nädalaga lahkuvad venelased sõna otseses mõttes saarelt. See näitab, kui tugev Putini kontroll saare üle oli juba enne kogu selle asja algust. Ja tegelikult on see väljaränne läinud nii hulluks, et Krimmi pangad lihtsalt peatavad väljamaksed. Nad ütlevad klientidele, te ei saa praegu raha välja võtta, aga tulge hiljem tagasi. Vaadake seda klippi. Daamid ja härrad, palun teie tähelepanu. Praegu ei saa hoiuseid välja võtta. Raha pole täna kohale toodud. Oodake, me ei saa üldse midagi välja võtta. Jah, kuni sularaha saadetis kohale jõuab. Kaubikud mandrilt pole veel kohale jõudnud. Neid ei lasta veel Krimmi sisse. Sellepärast mõned venelased, kes elavad Krimmis, küsivad nüüd avalikult, et miks meile üldse Krimmi vaja on. See on nii palju peavalu. Me kulutame nii palju raha selle kaitsmisele ja me ei suuda seda isegi kaitsta. Miks me siis sellest territooriumist kinni hoiame? Miks me ei võiks keskenduda lihtsalt oma riigile? Seda küsivad venelased. Vaadake ise. Millest venelased räägivad, kui nad ootavad järjekorras bensiini? Te kõik teate, et igasugused protestid on Venemaal keelatud. Isegi üksikpikette on keelatud. Aga bensiini olukord on muutunud omamoodi spontaanseks miitinguks. Ainukeseks miitinguks. Inimesed on lihtsalt sunnitud nendes järjekordades seisma ja arutama loomulikult huvitavaid teemasid. Kas sa tead, millest nad järjekordades räägivad? Nad ütlevad, mille kuradi pärast meil seda teie Krimmi vaja on? Meil on vaja teie Krimmi. Mille kuradi pärast meil neid ukrainlasi vaja on, kes meile kõiki neid probleeme põhjustavad? Ma tsiteerin neid otse.
Eile, pärast seda, kui ma postitasin Krimmi järjekordadest ja energiakriisist, saatis mulle privaatsõnumi umbes 30 inimest. Nad on võimude peale vihased ja selliseid vestlusi on üha rohkem ning nad kirjutavad, Nad on võimude peale pahased ja neid teemasid arutletakse pidevalt. Neid teemasid arutletakse pidevalt. see ongi lõpu algus, venelased. Lõpp on lähedal, venelased. see kõik viib meid selle aasta kõige vägevama intervjuu klipini, mis Venemaalt on tulnud. Klipis on Vene Riigiduuma saadik, mis tähendab, et ta on praegu ametis olev Vene parlamendi liige ja ta kandideerib uuesti valimistele, seega on tal kampaania hooaeg. Ta käib ringi ja teeb kampaaniat, nagu poliitikud teevad üle kogu maailma. See intervjuu on osa sellest kampaaniast ja ta teeb avaliku küsimuste-vastuste vooru, kus intervjueerijal on kodanike küsimused. Kodanikud esitasid need küsimused ja intervjueerija loeb neid küsimusi poliitiku ees ette. Ja siis satub ta küsimuse peale, mida ta ilmselt ei oodanud. Küsimus on, kui sa toetad seda sõda nii tugevalt, siis miks sa ise rindel ei ole? Miks sa istud siin Moskvas, arvatavasti mõnes luksuslikus palees või hotellitoas, kuidas iganes soovid ette kujutada? Miks sa ei lähe rindele ja ei võitle selle eest, millesse sa usud? See ei ole jälle mingi hullumeelne või kohatu küsimus. See on väga ilmne küsimus, millega sõjas olevad poliitikud peavad kogu aeg tegelema. Aga tundub, et selle mehe reaktsioonist on näha, et ta polnud selleks küsimuseks valmis. Ja tegelikult asendab see intervjuu täna meemirubriiki, sest see intervjuu on lihtsalt nii hea. Nii et nagu alati, kui sulle meeldib, vajuta allpool tellimisnuppu. Kui oled juba tellinud, siis kindlasti vajuta meeldimisnuppu. Aga siin on see klipp. Tõtt-öelda ta ei ütle milleks. Miks siis saadik Džurovlov, kes kutsub kõiki üles ühinema, et elu pole tähtis, on täna Moskvas? Matk. See on täiesti solvav. Miks? Sest ma olen praegu Moskvas. Ainult sellepärast, et valimised algavad. See on ainus põhjus, miks ma olen Moskvas. Aga üldiselt olen ma seal olnud alates 2014. aastast. Ma juba ütlesin alguses, et Pjatnaška üksuses. Kas sa oled SMO osaline? Ei, ma ei ole osaline. Kuidas sa ei ole SMO osaline? Kas sul on vaja mingit paberit? On sul vaja mingit kuradima ID-kaarti? Või on sul vaja tegelikku osalemist? Mine Pjatnaškasse ja küsi, mida ma seal teen. Kuulake kõik. Ei oota. Mul ei ole ühtegi riiklikku autasu. Mitte ühtegi. Mine küsi rindelt, kus on Džurovlov. Mine küsi, mida sa sellest aru saad? Kas sul on vaja ID-kaarti? Topi see kuradima ID-kaart endale tagumikku. Said aru? Nii et ära kurat viska mulle ette, et sa kutsud üles millekski, aga ise ei tee midagi. Ma olin seal juba 2014 aastal esimene, kui kurat, mitte keegi teist polnud seal. Mitte keegi teist. Ma olin ainus Zakartšenko ametisse vannutamisel. Ja sina ütled mulle, näita oma väikest dokumenti. Mul ei ole seda kuradima vaja. Sest sa ei saanud aru, et kõigil saadikutel on seal osalemine keelatud, välja arvatud eriloaga. Aga Malonov osaleb. Ma ütlen sulle veel kord. Siis on neid seal palju, kangelased. Kuule palun, ma ei tea, kus tema osales. Ma tean, kus mina osalesin. Ja mul on mehi, kes seal surid. Ja mina ei surnud seal mitte sellepärast, et ma oleksin nende selja taga peidus olnud. Ja ausalt öeldes on mul täiesti ükskõik. Nii et sa ajad valel mehel närvi, kui ütled mulle, kus ma kurat peaksin olema ja kus ei peaks, ise Moskvas istudes. Mul ei ole sind üldse vaja, et sa siin istud ja minuga intervjuud teed. Mine persse. Mine ise sinna. Mine ise sinna. Mine sinna, Vassja. Ma lähen ise sinna. Muide, kas te märkasite, et tal oli üks neist tahvlitest taustal? Samal ajal on YouTube Venemaal tehniliselt keelatud. See ei ole ametlikult keelatud, aga kui sa kasutad näiteks Vene Wi-Fit või Vene internetti või mobiilsidevõrku, siis kui sul on sellele ligipääs, ei saa sa tegelikult YouTube'i lehte laadida. See lihtsalt võtab nii kaua aega, et keegi ei kasuta seda. Aga kui kasutad VPN-i, saad siiski YouTube'ile ligi. Nii et ilmselt on mõned venelased, kes vaatavad seda videot Venemaalt. Aga mitte ametlikult on see veebileht sisuliselt keelatud, sest kõik, kellel pole VPN-i või kes ei oska VPN-i kasutada, ei pääse sellele veebilehele ligi. Samal ajal on Venemaal inimesi, kes suhkeldavad YouTube'i plaadiga. Aga tulles tagasi teema juurde, siis arvan, et on mõistetav, miks Putin enam eriti spontaansetesse intervjuudesse ei lähe. Kujutage ette, kui midagi sellist juhtuks Putiniga, kes on juba üsna vana. Ja mulle tundub, et kõik, mida ta nüüd avalikult loeb või ütleb, on alati ette kirjutatud. Isegi intervjuudes, kui tähele panna, siis ta ei vaata kunagi intervjueerijat, vaid vaatab kõrvale. Ja jälle, me ei tea, mis seal on, aga kui peaks arvama, kui peaksid kihla vedama, siis ma paneksin raha sellele, et ta loeb midagi ette. Näiteks stsenaariumi või teleprompterit, kui ta vastuseid annab. Nii et keegi annab talle sõna otseses mõttes vastuseid ja ta loeb need lihtsalt maha. Ja isegi need on väga-väga haruldased. Tavaliselt peab ta lihtsat kõnet, kus ta väga avalikult loeb paberilt maha, mis on mõistetav. Paljud poliitikud loevad kõnet ette, aga Putin on intervjuudest justkui loobunud. Aga igatahes, tuleme tagasi Moskvasse, sest hirm linnas on suurem, kui ma kunagi varem näinud olen. Politsei surub maha isegi kõige väiksemad rahulolematuse märgid. Ja ma ei suuda isegi üle rõhutada, kui pöörane see järgmine lugu on. Kas te mäletate Covidi ajal või pärast Covidi piiranguid, kui Hiinas toimusid protestid ja Hiina politsei arreteeris igaühe, kes lihtsalt hoidis käes tühja valget paberilehte?
Sest nad olid nagu, kuule, me teame, mida sa tahad öelda ja sa ei tohi seda Hiinas öelda. Nii et sind arreteeritakse lihtsalt selle eest, et hoiad käes tühja paberit. Mitte midagi pole paberil kirjas. See oli lihtsalt tühi leht. No ma arvan, et Moskva on jõudnud samale tasemele. Pange tähele klippi oma ekraanil ja ma selgitan, mis toimub. See on klipp Vene teismelisest, kes lihtsalt seisab kõnniteel ja lehvitab mööduvale politseibussile. Me võime eeldada, et see on politseibuss selle põhjal, mis kohe juhtuma hakkab. Minu arvates ei öelnud ta midagi. Ta lihtsalt lehvitab hüvasti jätuks. Võib-olla ta lihtsalt püüab viisakas olla. Võib-olla ta ei mõelnud sellega midagi negatiivset. Aga vaata nüüd, mis edasi juhtub. Täisvarustuses politseinik jookseb välja, tõmbab ta maha ja arreteerib selle mehe. Kõik selle eest, et ta lihtsalt lehvitas hüvasti jätuks. Kui see ei ole ülereageerimine, siis ma ei tea, mis on. Ja siin on oluline meeles pidada. Moskva on suurim linn Euroopas, mitte ainult Venemaal. Seal elab minu teada 13 või 16 miljonit inimest ühes linnas. Ja just sellises keskkonnas peavad nad elama. Nüüd kujutage ette, mis juhtub, kui 1000 drooni hakkab linna saabuma, sest Putin ei taha lõpetada sõda, mille ta alustas. Just seda lubabki Zelenski. Vaadake seda avaldust. 2 päeva tagasi andis Zelenski intervjuu Financial Timesile ja see oli ilmselt selle intervjuu kõige šokeerivam kommentaar. Kui meie süvalöögid ei jõudnud Moskva ja Peterburi linnani, ei mõõnud Putin sellele eriti. Ta sai aru, et sõda on Kremlist kaugel. Muidugi, kui ta tunneb, mis toimub Moskvas, hakkab ta mõistma, mis toimub Kurski, Belgorodi ja Brjanski oblastites. Ta hakkab olukorra tegelikkusest aru saama. Kui mitte 100, vaid 1000 drooni hakkavad jõudma Moskvasse, kui ta seda tunneb ja näeb, soovitatakse tal kolida kuhugi Uraalidest kaugemale. Nii et põhimõtteliselt mine veel kaugemale itta, peitu Ukraina droonide eest. See saab olema hetk, mis avab uue peatüki sõja lõpetamise teel. Mida kaugemal Putin Moskvast on, seda lähemal on sõja lõpp ja rahu. Ta kardab oma elu pärast. Ja siis on veel eliit. Kus elab Vene eliit? Moskvas ja Peterburis, 2 suures linnas. Nendesse kohtadesse jõutakse, sest just seal tehakse otsuseid meid tappa. Seepärast on süvalöökidel olnud ja on jätkuvalt suur mõju. Me peame selle nimel edasi töötama. See on pidev, raske ja igapäevane töö. Me kõik peame jääma keskendunuks ja motiveerituks. Kangelased on eesliinil. Ja meie kõik, kogu riik, peame jätkuvalt neile mürske toimetama. Kui me seda teeme, toome Ukrainale õiglase ja tugeva rahu. See ongi meie jaoks võit. Nüüd ei ütle enam ainult Ukraina, et see sõda on muutunud. Ka Kreml hakkab seda justkui tunnistama. Mäletate, kui Putin selle sõja alustas, nimetas ta seda sõjaliseks erioperatsiooniks. Ta tõesti uskus, et 3 päevaga marsivad Vene sõdurid Kiievis ja tähistavad seal. Noh, nüüd ma arvan, et nad loobuvad sellest terminist. Nad ei kavatse seda enam sõjaliseks erioperatsiooniks nimetada. Meil on Kremli pressiesindaja, kes ütleb avalikult, et see on nüüd sõda. Kuulake, siin on Dmitri Peskov. Toimub sõda. See on päris sõda. Miks see on sõda? Kõik algas erioperatsioonina, aga see jätkub sõjana. Sest Kiievit toetavad Berliin, Pariis, Haag, Oslo ja kahjuks ka Washington. Nüüd on huvitav see, et sõna sõda kasutamine on praegu Venemaal tegelikult kriminaalkuritegu. See on toonud kaasa ajakirjanike arreteerimise. See on toonud kaasa ka tsiviilisikute arreteerimise. Aga nüüd muudab Kreml ise sõnakasutust. See ei pruugi tähendada, et Kreml tunnistab kaotust. Häiriv osa on see, et see võib olla hoopis õiguslik alus suureks eskalatsiooniks. Võib-olla tahab Putin teha uue mobilisatsioonivooru või kehtestada eriolukorra või lihtsalt piirata neid põhiõigusi, mida venelased praegu naudivad. Nagu näiteks see, et nad saavad internetis avaldada videoid, kus kritiseeritakse Putinit. Aga mulle tundub, et see hakkab talle mõjuma ja see võib olla tema viis veelgi jõulisemalt maha suruda. Öeldes, et see on sõda lääne vastu, tahab ta põhimõtteliselt venelasi ette valmistada veelgi karmimateks piiranguteks, kui nad varem on kogenud. Sest praegu räägivad isegi Moskvas inimesed avalikult kütusekriisist. See on riigi pealinn ja Venemaa ei suuda pakkuda kõiki vajalikke tarbeid oma kodanikele. Kuulake seda naist. Räägime sellest, et Moskvas pole enam bensiini. Praegu ongi nii. Sest ma olen sõitnud mööda Moskva ringteed ja möödunud rohkem kui 15 tanklast. Ja teate mis? Täpselt nii ongi. Mitte üheski neist pole bensiini. Vähemalt 95 ei ole. Ma olen isegi valmis tund aega järjekorras seisma ja maksma 2 korda rohkem kui varem. Ma just maksin 2700 rubla 27 liitri eest. Kus sellist asja üldse näha saab? Mul pole enam üldse bensiini alles. Ma olen just tund aega sõitnud ja mitte kusagil pole bensiini. Ja siin ongi küsimus. Kas ma jõuan oma lähimasse tanklasse
Ja kas ma leian vähemalt ühe tankla, kus ma saan pärast tunni ajast järjekorras seismist, kui mitte rohkem, oma armast kallist 95 tankida? Aitäh! Muide, oluline on siin märkida, et bensiin on nüüd Moskvas kallim kui siin Ameerika Ühendriikides. Ja loomulikult ei pea ma teile meenutama SKT-d elaniku kohta ega sissetulekut elaniku kohta. Seda erinevust, mis on siin Ameerika Ühendriikides elava inimese ja Venemaa kodaniku vahel. Ja lisaks sellele on Venemaal muidugi väga raske bensiini leida. Nüüd, selle asemel, et kajastada toimuvat, teevad Vene uudistekanalid hoopis seda. Nad ütlevad inimestele põhimõtteliselt, et kuulge, minu ajal, just seda ütlevad Vene telekanalite saatejuhid. Nad ütlevad neile, et meie ajal olid toidukaardid. Me ei saanud isegi piisavalt süüa, et kõht täis saada. Nüüd on teil lihtsalt bensiinipuudus. Harjuge sellega. See toimub ühel Venemaa suurimal kanalil. Vaadake ise. Pole bensiini. Mina ja minu põlvkond mäletame veel, kuidas toitu sai tegelikult ainult toidukaartidega. Kas sa ei mäleta? Või mis? Minu linnas Krasnodaris olid 1992 aastal kupongid. Lõikasime need välja ja läksime. Ja mina isiklikult käisin ämbritega, kui olin 11-12 aastane. Ja isegi varem vee järele. Mitte Coca-Cola või millegi muu järele, vaid vee järele. Sest vett ei olnud. Suur tünniauto tuli mitme kvartali kauguselt ja sa pidid minema kanistrite ja ämbritega sellele järele. See oli otse Krasnodari kesklinnas. Mitte kuskil külas ikka otsas. See tõesti juhtus. Me mäletame seda kõike. Me ei mõtle seda välja. Aga me tulime sellest läbi, eks ole? Jah, tulime küll. Ja me saame ka sellest üle. Sellest pole mul mingit kahtlust. Nad teevad seda kõike selleks, et meie, täpselt nagu 1917 aastal, jookseksime välja, kukutaksime tsaariisa ja siis teeksime sellise segaduse, et isegi nemad, need inglased, oleksid õuduses sellest, mida me teinud oleme. Ma ei usu, et me praegu sellises ajas elame. Seega ma kutsun kõiki üles. Jääge rahulikuks. Jääge rahulikuks. Jah, see on raske. Jah, see on väga raske. See on väga raske. Muide, see on seesama naine, kes selle sõja alguses ütles ukrainlastele, et nad valmistuksid tervitama Vene sõdureid, kui nad marsivad teie maja ees. Ja nüüd ütleb ta venelastele, et rahunege maha, lihtsalt kannatage valu ära. Nii juhtubki. Ma arvan, et see on täiuslik pilt sellest, kuidas see sõda venelaste jaoks kulgeb. Kuidas nad arvasid, et see läheb, võrreldes sellega, kuidas see tegelikult läheb. Nüüd, selle nädala ainult liikmetele mõeldud sisus on meil taas endine Navy SEAL Chuck Farr, kes analüüsib, mis rindel toimub. Nagu te teate, on tema analüüs eksklusiivne Basics Insideri liikmetele. Kui soovite kogu analüüsi ja ülejäänud ainult liikmetele mõeldud sisu, saate kohe liikmeks hakata, klõpsates allpool oleval liitu nupul või minnes lehele basicsinsider.com. Teie toetus on see, mis hoiab meid käimas ja võimandab jätkata seda sõltumatut kajastust. Suur tänu kõigile, kes meid toetavad. Ja siin on lahinguvaate analüüs. Vaadake. Lõpuks, ma tean, et sa mainisid seda natuke, aga mul on üks klipp CNN-ist, kus nad lammutavad Põhja-Korea raketi. On kohutav seda vaadata. Ja statistika kohaselt sihib 95% Venemaa täppislöögirelvadest maju. Just selliseid nagu see, kus see väike poiss oli. Nad seevad tsiviilsihtmärgid esikohale. Ja see, mida me praegu vaatame, on Ameerika Ühendriikides toodetud trükkplaat, mis on osa KN-23 lühimaa ballistilisest raketist. Vene relvade, sealhulgas Iskanderi jaoks, on kümneid ja kümneid lääne komponente, mis on võtmetähtsusega. Ma ütleksin, et võite ilmselt kindel olla, et Oreshniku keskmaa ballistilisel raketil on tõenäoliselt need samad trükkplaadid. Siit see on väga ebamugav tõsiasi, et öönägemis, termokaamerad ja sihtimisoptilised seadmed Vene T-90 tankis on kõik toodetud Prantsusmaal. Nii et komponendid, need lääne komponendid, sanktsioonid küll mõjuvad, aga ilmselgelt on need veidi läbilaskvad. Aga Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea sõltuvad täielikult nende trükkplaatide salakauba veost, sest nad ei suuda neid ise toota. Nii et sellist filmilõiku on tõesti raske vaadata. Ja tuletan hea meelega meie kuulajatele meelde, et see juhtub Ukrainas praktiliselt iga päev. Ja see ei ole kaaskahju. Need ei ole õnnetused. Need on sihilikult valitud sihtmärgideks. Sa elad kortermajas Kiievis, sa oled sihtmärk. Sa elad elamukompleksis
kus see väike poiss elas. Sa oled sihtmärk. Ja just seda nad kavatsevadki teha, külvata terrorit. Ja kas venelased arvavad, et neil on mingi eelis, kui nad suunavad oma ressursid tsiviilinfrastruktuuri ründamisele, selle asemel, et rünnata sõjalist infrastruktuuri? Kas nad tõesti usuvad, et neil on mingisugune eelis? Et see aitab neil sõja kiiremini võita, kui nad nii teevad? Miks nad seda teevad? Tead, see on lihtsalt jõhkrus. Ajalugu on näidanud, et see ei toimi. Britte ei pommitatud Blitsis alistumiseni, eks. Ameerika ei pommitanud Hanoid alistumiseni. Ühtegi riiki pole kunagi pommitatud alistumiseni. Ja tegelikult ei pommitanud liitlased Natsi-Saksamaad alistumiseni. 1945 aastal valmistasid sakslased rohkem lennukeid kui kogu eelneva sõja jooksul kokku. See on lihtsalt see Vene jõhkrus. Ajalugu näitab meile, et selle asemel, et inimesi hirmutada, see hoopis ühendab neid. See liidab neid, mis on põhiline psühholoogiline nähtus. Kui sa paned inimrühma surve alla, siis nad paratamatult ühendavad jõud. Aga see on Venemaa tegutsemine osaliselt frustratsioonist. Ja ausalt öeldes ei suuda nad leida Ukraina sõjalisi sihtmärke. See sõda on näidanud meile, et signaalide, luure, taktikalise luure ja isegi satelliidipiltide osas on Ukraina Venemaast valgusaastate võrra ees. Sest lisaks oma enda võimekustele saavad nad iga päev esmaklassilisi NATO satelliidipilte. Ukraina ametnikud ütlesid CNN-ile, et Venemaa ballistiliste rakettide rünnakute arv kasvab kiiresti. Sellel aastal on neid olnud juba 194. Ja umbes kolmandik neist, vähemalt 60, kasutati Põhja-Korea KN-23 rakette. Kuid need algelised raketid, mis on osa kasvavast abist, kuna ka Põhja-Korea väed tulevad Venemaale, toetuvad keerukale tehnoloogiale, mis on salakaubana Irakliku kuningriiki toodud. Üks neist on Ukraina uurijate poolt välja pandud selles Kiievi raketijuppide laos. See on õuduste maja. Droonid, mis kummitavad öist taevast, raketid, mis lõhuvad elusid. Nad uurivad tolmu sees, et teada saada, kuidas tapamasinad töötavad. Siin taastatakse Iraani Shahed drooni vooluringe. Osad Kinjali raketist, Iraani Shahed droonist ja Vene Orlani luuredroonist. Kõik need on asjad, millele Ukraina on juba mitu kuud allutatud. Kuid oluline on see, et need Põhja-Korea KN-23 raketid toetuvad, nagu nad ütlevad, komponentidele Ameerika Ühendriikidest ja Hollandist. Kui nad midagi sellist lahti võtavad, kas peamine eesmärk on lihtsalt välja selgitada, mis sanktsioonidest läbi pääseb, või õpivad nad ka midagi sõjaliselt, mis võiks neile eelise anda? Jah, me nägime seal, et nad olid täielikult rekonstrueerinud Shahedi drooni navigatsiooni ja lennusüsteemid. Seda tehakse selleks, et leida süsteemis nõrkusi. Näiteks selle kokkupanek ja töölepanek. Saad leida elektroonilise sõjapidamise nõrkusi või vastumeetmeid, et segada selle navigeerimist, segada selle lennujuhtimist. Ja kasvab protsent alla tulistatud Shahide. Ja põhimõtteliselt lastakse iga rünnaku ajal 70% Shahide alla. Mõnikord on see 100%, kuid üha suurem osa neist tabamistest on samuti elektroonilise sõjapidamise abil saavutatud allatulistamised. Aga sa tahad alati, et see juhtuks iga kord, kui toimub täppisrelva rünnak. Nad uurivad läbi iga väiksemagi osa eesmärgiga täielikult kokku panna lennujuhtimissüsteemid. Nii et jälle, sa näed, kuidas see töötab ja kuidas seda rivist välja lüüa. See kast, mis sisaldab 10 väikeseid skeemiosi, mis on valmistatud tuntud ettevõtete poolt USAs või Euroopas, on ülemaailmsete sanktsioonide all, kuid sageli Hiina kaudu salakaubana Põhja-Koreasse toimetatud. Aga kui sa selle kõik lahti teed ja leiad Ameerika komponente, kuidas sa end tunned? Tundub, et sanktsioone on palju. Siin on raketikorpuse jäänused, kogu elektrooniline sisu on välismaine. Korea päritolu pole seal midagi. Korea päritolu on ainult metall, mis roostetab. Kiipide ja vooluringide teekond Venemaale võib kulgeda läbi Põhja-Korea. Isegi Hiina võib olla vahendaja, kuid lõpuks on need USA disainitud ja valmistatud. Me mõistame, et see pärineb peamiselt Ameerika Ühendriikidest, kuid riik võib olla. Ja see võib olla Malaisia või Taiwan.
aga see on peakontor, meil on ühine. Kuna nende rakettide ohvrite arv kasvab, ütlevad Ukraina ametnikud, et lääne ettevõtted tuleb vastutusele võtta. Alates 4-päevasest Venemaa uue relva kasutamisest kuni varastatud Põhja-Korea rakettide üha kasvava kasutamiseni laieneb selle sõja globaalne ulatus. Jah, tead, sellel on veel üks tagajärg. Kui sa tuvastad ettevõtte, mille osi leitakse Põhja-Koreast, siis tead, et on olemas. Selle ettevõtte suhtes peaks olema mingi kontroll, kellele nad müüsid. Ja tead, iraanlased on eksperdid varifirmade loomises ja nii edasi ja nii edasi. Ja ausalt öeldes on ahnust raske välja juurida, eks? Inimesed teevad neid asju, tahavad neid müüa ja võib-olla ei ole nad nii ettevaatlikud, kui peaksid olema selle suhtes, kellele need satuvad. Ja mõned neist vooluringidest võivad tunduda täiesti süütud. Mõnedel neist ausalt öeldes pole kellelgi aimugi, et neil oli kasutusvõimalus täppisrelvades, eriti mandrite vahelises ballistilises raketis. Aga jällegi, nagu sa tead, on sanktsioonid auklikud ja me ei tee ikka veel kõike, mis meie võimuses. Ja see pole isegi ettevõtte süü, eks. Näiteks ma lugesin mingit Financial Timesi raportit, kus kalkulaatorid, mida saadetakse näiteks Kasahstani või teistesse Venemaa ümbruse riikidesse, saadetakse tagasi Venemaale ja siis võetakse neist kiibid välja. Algsele ettevõttele oleks seda väga raske peatada. Jah, täpselt. Ja Kasahstan on peamine kanal kõigele, alates autodest kuni termokaamerateni. Kõik need asjad, millel on lahinguväljal kasutust. Nii et kui sa müüd asju Kasahstani, siis ma arvan, et sa peaksid teadma, kuhu need lõpuks jõuavad. Jah, see on tõsi, aga see on ka nii. See ongi keeruline. Ma ei tea, kuidas valitsuse ametnikud sellega hakkama saavad, sest sa ei saa ju tegelikult kalkulaatorite saatmist Kasahstani peatada, eks? See oleks nagu liialdus. Täpselt. Aga see näitab ka seda nälga, seda tehnoloogilist nälga, mis Venemaal on. Kui sa oled valmis, tead küll, hankima endale teadusliku kalkulaatori, et see lahti võtta ja saada sealt 2 või 3 transistorit. Ma mõtlen, see näitab, kui improviseeritud need on, kui kokku klopsitud see tehnoloogia on. Ja jälle, tead küll, kui Putin astub üles, taob endale rinda ja ütleb, et tal on superrelv, siis tasub meeles pidada, et mõnes neist on kalkulaatori osi sees. Nii et kas Orešnik avaldab mulle muljet? Ei avalda. Kas Vene valitsuse hoolimatus, kui nad viskavad mirve mõnele linnale, avaldab mulle muljet? Ja ma olen seda tähele pannud.